tänases videos me jagame välja Milteki labidad. Ärge skippige ja vaadake video lõpuni. Jõudu tarvis! Mis me täna teeme siis? Täna hakkame tegema ellujäämisteemalist challenge'it. Meil on 3 tiimi. Tiim lapsed, tiim naised ja tiim mehed. Ja teeme siis erinevaid ellujäämiseks vajaminevaid tegevusi. Ja proovime need asjad teha nii-öelda loogilises järjekorras, nii nagu päris ellujäämises need asjad võiks olla järjekorras. Esimene harjutus on tule süütamine. Ja katsume leida metsast materjalid ja on võistlus, kes põletab esimesena läbi nööri. Räägime natuke tiimidest, see on meie meeste tiim. Erik, Mikkel, Logan. Lähme edasi, naiste tiim. See on meie naiste tiim. Siu, Uljan, Egle, Haiki. Lähme edasi, meil on veel noored eksperdid. Ma ise panustan nende peale, ma kardan, et nad võidavad. Et lõket teha ei tohi kasutada tuletikke, jackse, mitte midagi. Võib kasutada ainult tulepulka. Kirjutage, mis te arvate, kes võidab. Pange ennast proovile, nii et let's go! Käib, väikse käib. Millest alustama? Otsime alguses surnud kase, sest et elusel pealt ei tohi võtta. Võtab elusel pealt. Ma arvan, see läheb küll põlema. Jah, pean vist kohe alustama. Mul pole õrna aimugi, mida ma teen. Seal see võib käistu põlada. Jaa. Ma vaatan seda. Kuivad, see on üldse surnud. See on surnud, seda võib kohe ju... Tooge kõrkjaid! Tüdrukud, kohe! Ma leidsin maast. Äkki aitab. Thanks, babe. Mis juhtus? Ei ole võimalik. Ei ole võimalik. Naiste tiim sai esimesena tule ülesse. Nii. Ja leegi said ülesse ka poiste tiim. Aga kustus kohe ära. Kuule, see lõhnab juba võiduga. Lõikasid ennast kusagil juba. Vist jah? Väike Ma ei teadnud seda. Me oleme verised juba. Mis seal juhtus? Kustus ära. Läks pekki, jah? Vähemalt te proovisite. Oi, läks. Nii, me oleme tagasi. Eerik, mis on siin juhtus? Ja mis kustus poistel? Poistel kustus ka uuesti. Sügav haav, jah? Ei tegelikult ei ole nagu. Meil on vaja küttepuid juurde. On vaja otsida kuivanud oksi. Kõige paremad on surnud puud, kui nad on kuivad. Nad ei võta enda sisse niiskust. Seda midagi kasulikku teha. Kas sa tead, et peab üks tüüp olema ahjuvallas? Minu ülesanne on lihtsalt vaadata, et kõik oleks okei. Kellel nüüd ennem? Siin tuli ronib. Ja võitis naiste tiim, 3 punkti. Nii, läks eesana. Ei ole nii. Mingi 5 sekundit. 5 sekundit. Keegi näinud seda. Meil läks läbi. Ja võitis naiste tiim. Ega peab ütlema ausalt, et nad panid meile päris head seda konkurentsi. No nii, ja hakkab siis challenge'i teine osa. Et päris ellujäämisolukorras meie tingimustes meil kõige tähtsam ongi soojus. Et kõigepealt soojus ehk siis tuli on meil olemas. Mis nüüd teeme? Nüüd hakkame varjualuseid ehitama, aga oletame, et teil on olemas kile, mis meil siin siis valmis pandud on. Ja kõik ülejäänud, mis vaja leiate loodusest ja igaühele on ka siin veel rull nööri. Tuletame meelde metsalaagreid. Erik, sa oled Kõige värske metsalaagris. Jah, sest ma räägin kõige vähem. Me ei pea võitma, peame vaatama. Vaatake seda kohti seal. Jah. Lämmatasin. See koht iseenesest oleks täitsa okei ju. Tegelikult see on okei koht, jah. Ma korra segan vahele. Ja seda videot toetab Hiking Baltnord. Nad tegelevad matkakorraldustega Eestis ja Põhjamaades. Samuti nad rendivad üliägedaid matkavarustusi ja samuti müüvad neid. Et kindlasti külastage lehte. Iga päev on uued brändid ja tooted. Nii et vaadake nüüd video edasi ja pärast külastage lehte. Nii,
just öeldi, 30 sekki on aega. Nii, Eerik, kuidas läheb? Kaugele me jõudsime, veel on üks. me ei jõudnud mitte kuhugi. Me ei jõudnud mitte kuhugi. Üks nurk on kinni. nii, ja mis toimub poistel? Poistel on kile laiali laotatud. nii, mis on neil plaanis? Tulevad roikaga. Okei, nii. Meil anti natuke aega juurde. 8 minutit on veel jäänud. Midagi hakkab siin looma, aga mida? Meil jäi 1 minut. Ma natukene kirjeldan. Ühesõnaga meie telk, eks ole, läheb magama. Ma juba tunnen, kuidas veri läheb pähe vaata. Teil on 40 sekundit aega. 30 sekki. Eerik, aga sa üritasid? Jah. Ma ei tea mida, aga ma üritasin. Läbi! Hea töö, te saite hakkama. Asukoha valik selles suhtes hea. Puude all suhteliselt tihedas osas. Tuult ei tule palju peale, ühest küljest ma näen, on küngas ka. Kui meil hakkab nüüd öösel lund sadama, vihma sadama, mingisuguseid asju sadama, eks ole, siis mis meil siin onnis juhtub? Mis juhtub, kui suur lumehelbekene siia peale nüüd? Nüüd vana paks all. Mis sa korraldad siit siin? Kus siis sisse peaks minema? Siit? Ahah. Mis mulle meeldib, et ta on põhimõtteliselt peaaegu 4 küljest tuulekindel. Kile on siin ees. Okei, ega midagi, lähme vaatame naistvanni üle. Siin on nüüd siuke värk, et lumi tõenäoliselt jääb peale. Vesi tundub, et ta võiks siit maha voolata. Ja võssi vahel, väikeste kuuskede vahel tuult ei ole, aga siiski natukene siin tuul tõmbab, siis noh, siin need asjad. Ma kardan, meil sai saatuslikuks lumehelbekene. Siin ongi kõige tähtsam. Ma meil see, meil on nii palju ruumi. Et paneme kõigile 3 punkti. Mis sa arvad, mis järgmine ülesanne on? Pole õrna aimugi. Nii. Drooni tegemine. Lõkke on tehtud, varjualune on olemas. Süüa. Järgmiseks Süüa. Nüüd hakkame nendest asjadest, mis meil siin laua peal on, tegema filtreid. Me peame leidma mingeid selliseid asju, mis imavad enda sisse seda kõike mustast. Sammal mingi. Ongi. Nice. Ma ei taha seda kaamera peale. Aga surnud puu, vaata ülesse. Jaa, täiesti laip. Kuule, kas mulle tundub? Või keegi leidis sealt sammalt? Võtame Uljana jope. Kõik, mis metsas on. Meie süsteem oli selline, et me panime kõige alla, panime sammalt, siis panime 6 oksi, siis jälle sammalt, jälle 6 oksi. Ja me panime nii tihedalt, et me kardame, et vesi ei lähe läbi. Ja nii tundub, me oleme esimesed, kes valmis sai. Meil on kõige basicum. Nii, midagi tuleb, aga tuleb sogane. Filtri kiirus on okei. Tähendab liiga okei isegi, et tuleb liiga kiirelt. Ja vaatame. Meil on täis. Ops, okei, nii. Ja jätame kõrvale siia. Siin on mineraalid sees vist. Okei, aitab küll. Õlu on seal veel sees. Tundub jah, et naiste omal on kõige vähem igasuguseid siukseid tükke sees, siukseid helbeid ja kulleseid. Meeste omal ma näen seda hõljumit siin sees päris palju. Et toon on kõigil erinev. Naised saavad 3 punkti, mehed 2 ja poisid siis 1. Järgmine on kalapüük Matelli ja Tirguga ja teeb mingi 15 mintsa ja mis tiim saab siis kõige rohkem, et suuruse peale ei teegi. No nii, ja järgmine asi siis, leida siit ümbrusest süüa midagi, et otsida kõike söödavat, kõik, mis annab kalorit, kõik, mis nii-öelda jah, energiat annab. Ma ei tea, kus see on. Ma võin teha teile big tasty. Ja kotlet. Natuke salatit. Neid lehti võib siia. Okstest saab tõmmist teha. Norm. Leidsime männipuud. Mis me enne mändidega teeme? Männist teeme jahu. Ma tean seda, et järvedes minu arust on ka mingid sellised taimed, mida võib süüa, nagu kartul peab maitsema. Ja võt see värske koor on söödav, jah. Tean, jah. Või igaks juhuks küsida instruktori käest. Seda saab jahuks teha. Aga niisama närida nagu ma ei tea, proovi.
noh poisid, siis me sööme hakkama täna. Kuuseoksi või? Kas me eksinud ei ole või? Päriselt või? Jah. Mingid vitamiine saame ikka. meil on juba täiega süüa. Seda võib süüa või? Ma ei tea, Katri näeb välja, aga võtame. Lõhn on nagu kartul. Nagu siin. Juurikas on sööda või? Päriselt ka? Jah. Nagu võib toorelt süüa? Sa võid tuurelt süüa, aga kui sa tahad, et sul kõht parem läbi käiks, siis sa peaksid ta läbi töötama. Ühesõnaga leidsime seene kuu otsast. Ma ei tea, äkki saab teed või midagi teha. ma pigem ei kasutaks seda. Siis mõtlesime, et seda saab närida, et see C-vitamiin. on 2 ja Männioksad, kuuseoksad, mustika ja pohla, need oksad võivad. aga mulle meeldib kõige rohkem see hundinuia värk. Ja Et siis noh. saad veel õhtul karaoket laulda, kui tahad. No, siin on nüüd vahed selged. 3, 2 ja 1. Et see on nagu raskusega tappev lõks siis, et seda saab ükskõik kui suurele loomale teha, sõltub looma suurusest, vastavalt sellele tuleb see raskus leida. See on nüüd päästikupulk siin. Ops, see ongi elukas surnud. Aeg läks! Teeks mingi suure lõksu. Me hiiri ei hakka püüdma, hakkame kohe mingit rebast, jänest. Midagi suurt on vaja. Tee seda. Oh. Okei, no mitte päris, aga ütleme nii, et esimese korra kohta okei, ta seisab. No esimese korra kohta andestatav, nii. Yes! Uraa! Ja kaua ta nüüd kestab? Oletame, no me paneks selle lõksu siis jänese rajale või mingi kitse, võib-olla mingi väiksem kits läheks või siga. Natukene riivab teda rohkem. Ja ongi kõik. Kindlasti pange neile subscribe ja pange kommentaarid, sest koheselt te osalete loosis. Suured tänud siis kanalile Perega Looduses, kes tegi meile sellise huvitava täna väljakutse. Järgi unustage panna bell notification, sellepärast järgmises videos te saate teada, kes on võitjad.